sa ütled, et kas sa tegid nalja või sa tunnedki, et sa oled vaene? Ma ei saa aru nagu, kuidas ma peaksin elama tervislikult, kui mul on nii palju koolitöid. Ma tahtsin minna nädalavahetusel kalale, Saaremaale. Sa arvad, ma lähen või? Ma ikka leian, et kogu ajaprobleem, see ei ole ajaprobleemi eksisteeri, on lihtsalt nagu planeerimisprobleem. Mitte kunagi ei ole päriselt ajaprobleemi. Sa tahad öelda, mul on paks või? Ja loll. Õhinapõhine podcast. Let's go. Okei. Kas tekst on peas või? Õhinapõhine podcast on tehtud Tallinna Tehnika Kõrgkooli tudengite poolt. See on iganädalane annus huumorit, teadmisi ja enneolematu kogus kõrvalepõikeid. See on ekspertide meeskond, kes on kokku tulnud, et rääkida tähtsatest asjadest või? Kõige huvitamatest asjadest. Või teemadest. Yeah. Okay. Tegemist on Eesti number 1 podcastiga, et kõik teate. Ja, miinus eksperdid. Nii et tule ja naudi meie üleheli seikluse kiirust. Üleheli seiklust on lihtsalt ju, või ma ei tea, mis asi see on? Kas me hakkame nüüd pihta või? Õhinapõhine. Õhinapõhine. Ma olen iga kord hiljaks sellega. Ma igaks juhuks ütlen selle ära, et ma vahin kogu aeg sinnapoole, sest Aldo, ma vaatan sind. Ma tahan su heaks kiitu saada, et kõik on hästi. Nice. Nii. Täna on meil suhteliselt lühikesed juhtmed. Suht norm, mugav, aga täna oota, ma teen tutvustuse ka. Ma juba sain pragada oma sõpradelt, et me peame enne tutvustama, kes me oleme. Tere, mina olen Saara. Kes sina oled? Tere, meil on Reimo, 4. kursuse robotitehnika tudeng. Olen podcastis juba algusaegadelt peale. Tere kuulajatele, tere vaatajatele. Tere Saara, rõõm on olla siin. Tere. Ja te kuulate õhinapõhin. Miks me peame seda käänama nii vastikult? See ei ole vastik, see peab loomulikult olema õhinapõhine see podcast. Õhinapõhine see podcast. Ma lihtsalt ütlen õppe, sobib jah? Ja nii kaua kuulajad aru saavad. Õppe. Ja vaatajad. Okei, aga millest me täna räägime üldse? Täna me räägime sellisel teemal nagu aeg, raha ja suhted. Mul on üks, ära jää magama, see on väga naljakas. Mul täna sõbranna ütles, kursakas, ütles niimoodi. Okei, tal on sõbrannad, kahtlane. See on ainus. Okei. Ütles niimoodi, ma ütlesin, mul on täna salvestamine, et me räägime sellisel teemal. Ja siis ta ütles niimoodi, et issand, ma nüüd ei oska seda jäljendada. Ma on nii halb naljade rääkida, igatahes. Ma ütlesin, mis teema meil on. Ja siis ta ütles, võrreldes sellega, millega me koolis siin tegeme, siis nagu nii, mul aega pole, mul pole raha, ainuke asi, mis mul on suhe. See on ju naljakas. Aga mida suhe üldse tähendab? Kui me räägime suhe, mis me silmas peame? No, ma mäletan seda, kui ma käisin kunagi Inglismaal õppimas, siis kirjutati ka niimoodi relationship. Ja siis hakati arutlema, mida see tähendab. Minu jaoks, sel ajal, kui ma käisin õppimas, siis see tundus natuke nagu suhe. nagu romantiline. Jah, romantiline suhe. Ja minu jaoks oli naljakas, et õpetaja kirjutab selle tahvlile. Aga siis ta hakkas nagu kirjeldama seda lahti ja siis mul maailm avanes. Jah. See on laiali valguv sõna minu jaoks isegi. Okei, aga defineerime selle käbe ära, leiame mingi sama pidepunkti ja siis saame sealt, võimegi suhetest alustada. Et mis me suhtest alustame? Kus sa alustada tahad?
no rahast, sest raha mul ei ole ja seda tuleb hakata nüüd teenima. Aldo hakkas nutma juba. Okei, rahast alustame. Jaa, kas sul on raha või? No, mis summadest me räägime? Mis summa kontol on? Mul on mitu kontot ära jaotatud. Okay. Üks on see, mida saab peeneks tõmmata, mida ei pea nagu jälgima, mis läheb kaardi pealt, on ju. Mul on vist 7 kontot, aga me kogume pereraha ka nagu minu kontole. Me on niimoodi, et nagu perega selles mõttes nagu vanematega ja vennaga, et me kõik kogume iga kuu teatud summa, mis läheb Exceli tabelisse kõik ja siis niimoodi, et see läheb, siis on minu kogumine, siis on venna kogumine eraldi, siis on investeerimiskonto ja see on mingi raha, vaata see digikassa, hoiu, no ühesõnaga see, mis ümardab kaardimaksetelt euroni. Aga see on võib-olla selle kogud eraldi kontole või? Saad valida selle ja siis on nagu tasuta raha. Mina panen kohe oma sellele, mis ma igapäevaselt kasutan. Hakkame kuskilt alguse poole, siis me jõuame nende trikkide ja nippideni. Me kunagi tegelikult läbisime ka seda teemat, kui me 3 vist alustasime, äkki see oli veel ainult audio podcast. Naljakas kuulda seda, sellepärast, et Tanel ise soovitas seda. Aga minust oli küll. See oli juhte esimesi episoode veel. Oligi, et raha, ma ei tea, kas oli aeg, see võiski olla raha, aeg ja suhted. See võis kakras olla see sama teema. Aga kordamine on emade tarkus, nad räägivad. Nii et. Okei, raha siis, rahast alustame. No. Nii, sa ütled, et kas sa tegid nalja või sa tunnedki, et sa oled vaene? Elu on tõesti kalliks läinud ja ma ütlen seda, et kooli kõrvalt mul ei ole üldse aega. Oota, nüüd ma lähen ju natuke ajaga kokku. Sorry, ma hüppan nende 3 teema vahel kogu aeg. Anna andeks, ma nüüd liigun aja juurde. Kuula nüüd seda. Ära sega mulle vahele. See on ma tunnen, et ma olen nagu veits mingi psühholoogi juures, et ma nüüd tahan endast välja rääkida, vaata. Täna on 4. päev koolis, on ju. Mul on nii palju õppida ja ma lihtsalt, ma mõtlesin eile, et ma hakkan nutma, mu kurk lihtsalt juba kipitas, mul oli väga raske, sest eile ma sain oma kodutööde kausta väga palju uusi asju kirja panna. Seis on raske, nii ajaliselt kui ka vaimselt. Füüsiliselt ka päris raske on istuda kogu aeg arvuti taga ja teha tööd, kodutöid. Ma peaks sulle näitama, kui palju kodutöid mul on. Siis sa saad aru, kui nagu traagiline see on. Kõik oli, ma mäletan, eelmine aasta öeldi, et nagu veel ei ole sul mitte midagi hullu. Siis, kui sa 3. kursusele sügisesse satud, siis sa hakkad alles nutma. Siis ma olin mingi, yeah, sure. Ja nüüd on 3. sügis käes mu jaoks. Ma tõesti hakkan nutma. Okei, sinu kalendri nägemine meie episoodides, seda on vist juba 2 korda ette tulnud, kui seal nagu kuskil kaamerapilti jõudnud. Ma ei tea, kas see kaamerapilti täitsa ei jõudnud. Laivis peaaegu oleks näidatud. Issand. Okei, aga mis selle vastu aitab, kui sa tunned, et on nii hull, et nagu ajab nutma ja sellega hirmutatakse? Öeldakse ju, et meil ei ole vähe aega, vaid me kasutame seda nii ebaefektiivselt ära, et lihtsalt meil jääb mulje ja tunne, et me ei jõua midagi tehtud ja kõik need läbivad probleemid. Ebaefektiivselt, ma ei ütleks. Okei, võib-olla see, kui ma olen pool tundi õhtul teleka ees, see on võib-olla ebaefektiivne mu jaoks, eks ole. Aga mul on konkreetselt kalendris minuti täpsusega pandud ära. Kas sa execute'id ka siis minuti täpsusega? Kell kukub kell 2, nüüd ma pidin hakkama tegema oma, mis iganes su arhitektuuri aine on, pidin sellega nüüd hakkama tegelema, 2 tundi on blokeeritud ja ma hakkan pihta. Enamasti küll, jah. Ja vahepeal ei võta telefoni välja, ei scrolli, ei kirjuta Messengeris, ei vasta, see on lihtsalt deep work. Jeesus võib lehvitada aknast ja ma ei vaata sinna poole. Ei no, selles suhtes ma vahepeal pean ikkagi endale süüa midagi tegema, et ma ei saa kogu aeg teha tööd, ma vahepeal tahan süüa, vahepeal tahan vetsus käia, vahepeal tahan tõusta püstist, ma ju kogu aeg istun. Et ikkagi ma ütleks, et ma jälgin ja järgin seda kalendrit, aga kui on mingid grupitööd või midagi, siis ma tihti nende järgi muudan ümber seda.
et sellepärast, et me peame tegema neid grupitöid, siis ma tõstan vastavalt oma kalendrit. Saad aru küll? Saad on ju? Mm-hmm. Aga jah, ajaga on tõesti raske. Mul isegi ei ole raske aega planeerida, ma olen väga hea planeerija, ma ütleks. Aga lihtsalt ei ole aega ja ma ei saa aru, nagu, kuidas ma peaksin elama tervislikult, kui mul on nii palju koolitöid. Ma tahtsin minna nädalavahetusel kalale, Saaremaale. Saarelt ma lähen või? Jah. Õige. Ma ei saa, ma pean midagi muud ka tegema, kui lihtsalt arvutis istuma ju. Aga mis paneb sind oma aega siis nii tihedalt täis planeerima või kohustused ju. Kohustused. Yeah. Kas sul on prioriteedi järgnevuses ka sul niimoodi, et okei, tõesti see tuleks teha, aga ta ei ole mu praeguse elu prioriteet, olgu see kas mingi kooliaine, olgu see töö, mis iganes see on, kas sul nagu prioriteedi järjevused ka või sul on, et mis järjekorras ülesanded tekivad, sellisel järgnevusel nad kalendrisse jõuavad ja tehtud peavad saama. Kas sa nagu ohverdad ka mingeid asju või? Jaa, kool on mul alati esikohal. No kui me ei lähe sealt nagu pere või midagi, eks ole, aga ei lähe suhete peale. Me ei lähe suhete, sest ma olen praegu ühe teema juures. Ja ei, kool on mul alati esikohal ja siis ma hakkan nagu teisi asju kärpima. Näiteks ma sain tasuta kinopiletid, on ju, raskel ajal, kui raha ka otsas. Ma ei lähe teemast kõrvale, ära muretse. Ja siis ma pidin vaatama, kuhu ma seda toppida saan, aga ma ei saanud seda nendesse kohtade toppida, kus mul oli grupitööd või mingid asjad, sellepärast, et kool on mul esikohal. Aga kinopiletite tähtaeg kukub ju. Oi, ma teen nii palju tööd, et ma saaks kinno minna. Ma teen tööd ette. Saad aru? Ehk siis nagu öötunnid. Saad aru? Sa tahad öelda mulle, et ütleme, me oleme keskmiselt ärkvel 16 tundi ööpäevaseks, 8 tundi unele, ülejäänud 16 oleme ärkvel. Nii. On sul samamoodi? Oleneb. Oleneb, kas meil on eksamiperiood või mitte. Kui on eksamiperiood, siis näiteks eelmine kevad ma sain 2 tundi magada iga öö. Ma mõtlesin terve kevade peale. Challenge. ei, päriselt, see ei ole naljakas. Ja seda ma arutasin ka ühe tudengiga, et ka kursakaalsena, et need inimesed, kes ei ole kunagi arhitektuuri õppinud, nad ei saagi aru, mida arhitektuuritudengid tunnevad. Sa saad alles siis öelda, et arhitektuuritudengid, nende õpe on kõige mahukam, kui sa oled teinud nii ära arhitektuuri eriala, kui ka näiteks, ma ei tea, moetööstuse mingi värgid-särgid on ju. Ehk siis sa oskad nagu võrrelda, kumb on nii-öelda mahukam. Saad aru, mis ma tahan nüüd? Ma saan aru, mis sa mõtled. Ma tunnen ka, et ajast ei kipu välja tulema. Ma muidugi, ma prioriteeriseerin, ütleme ka, aga ma tunnen, ma kasutan väga ebaefektiivselt oma aega. Nagu, ma ei tea, ma ei bloki. Mis sa teed? Mul on, ütleme, to-do list, üks rakendus ja mul on need pandud, siis ma iga pühapäev panen nagu oma nädala 5 eesmärki, olgu mis iganes nad on, ja siis nagu jaotan kuhugi ära, et tavai, et esmaspäeval see, teisipäev see, ma ei pea neid tegema nendel päevadel, kui ma jõua. Aga ma enam-vähem nagu panen ära, et esmaspäev ma jõuaks selle, teisipäev jõuaks selle, kolmapäev selle, laupäev, pühapäev nagu puhver, kui jõua, saab seal teha, mis iganes. Aga ma lihtsalt nii palju seal vahepeal teen sükseid asju, näiteks söömine, mis ütlesid. Sul söögiaeg siis ei ole kalendrisse, või nagu kas kalendrisse kõlab nii absurdselt, aga miks sul näiteks siis see ei ole eraldi kalendrisse pandud? Sa umbes ju ikka tead, toidule läheb, ma ei ütleme tund, kui sa ise teed ja sööd. Ei, seda ma ei märgi.
aga siis saaks ühest muutujast ju lahti. Davai, ma tean, kell 12 söön, kell 1 kuni kell 3 ma saan teha oma arhitektuuri sirklijoonistusi. Minu jaoks, ma tean, see on nüüd vale. Ma tean, ma saan natuke sugeda, aga minu jaoks toitumine on kuskil nagu tahaplaanile visatud. Ma söön siis, kui mul aega on. Aga mul ei ole aega. Ma üleeile kuulsin kuskilt või lugesin üks sporditeadlane USAs siis ütles, et kui kõik kasutegurid, mida korralikust unest saab, kui need kõik panna mingisse jooki või nagu nii-öelda ravimisse, kui oleks mingi ravim, mille nimi on normaalne uni põhimõtteliselt, kõik see kasu, mis sa sellelt saad, see oleks keelatud. Et sealt saab nagu nii palju benefite ja kasusi, et see on nagu crazy. Ühesõnaga, kas sa ei leia, et selle pealt, et kui tehagi niimoodi, et okei, mul on mingid asjad vaja teha ja kui ma need ära teen, mul jääb 5 unetundi, et kui see vahetada selle vastu, et ükskõik mis, ma lähen iga päev samal kellaajal magama, ma teen oma 8 tundi und ja ma vaatan, kuidas need asjad hakkama saavad, sest me muutume produktiivsemaks ju, kui me uni on korras, kui me on puhanud. Ei, ma saan aru, jaa, muidugi muutume produktiivsemaks, aga nagu see on võimatu. Ma ei tea, kes suudab niimoodi. Mina ei taha niimoodi, et mul jäävad asjad mingi viimasele hetkele. Ma ei ole selline inimene. Kui ma teen asju, siis ma teen neid korralikult ja ma teen neid nagu ma pean väga täpselt tähtaegadest kinni. Ja ma olen valmis oma unetunde nagu nendest loobuma. Ehk siis, kui öeldakse, et jaa, et kui sa saad 8 tundi und, siis sa oled produktiivsem. Ma olen juba harjunud sellega, et kui ma saan 4 tundi und, siis ma teen ikka neid asju. Võib-olla jah, et pikemas perspektiivis ma olen rohkem kurnatud. Aga ma teen need asjad ära. Isegi kui mul on migreenihoog. Saad aru? Ma küsin kogu aeg, kas sa saad aru. Adolf Hitler ütles alati, töö võtab täpselt nii palju aega, kui sa sellele annad. Et kui sa teed, ma ei tea, ükskõik mis iganes töö see on. Nii. Ütleme, sulle on mingi asja vaja, mingi presentatsioon vaja ette valmistada. Ja sul on selleks 3 nädalat aega. Kui me võtame selle aja ja hakkame kohe esimest päevast pihta ja 3 nädalat on aeg, iga päev teeme 1 minut, 5 minutit, mis iganes. Vaatame, okei, me jõuame, saame valmis, aga lõpuks meil kulub kõik see 3 nädalat selle jaoks. Need 3, igast nädalast 5 minutit, igast päevast 5 minutit. Kui me jätame selle viimasel hetkele, viimasel, ma ei tea, esmaspäeval on vaja see ette kanda, me teeme pühapäeval selle valmis. See saab ikka valmis. Et nagu ükskõik, kui palju aega me tööle anname, lõpuks mingil kujul ta saab valmis. See ei pruugi olla sama kvaliteediga, aga lõpuks ta saab valmis mingi ühel või teisel viisil. Jaa, aga jumal, tihti on ka see arhitektuuris, et või tudengina just, et kui sa oled seal protsessis juba ja sa tead, et ma pean teisipäevaks selle valmis tegema ja sul on pühapäeva õhtu, okei, mul on 2 päeva värgid, ma teen selle valmis, siis protsessi käigus tuleb nii palju uusi juhtumeid, elemente ette, mis viivad siin nii-öelda selle sinu määratud sirgest teest kõrvale ja sul läheb veel rohkem aega. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda selle protsessi käigus. Näiteks maketti tees. Sul saab näiteks liim otsa. Sa ju arvanud, et sul liim otsa saab. Aga sa ei saa poodi minna, sest pood on kinni ja kell on 2 öösel. Sa saad esmaspäeval alates kella 11 minna poodi ja osta endale liimi. Juba lükkuvad asjad edasi. Ja sa ei arvestanud sellega. Et kõik asjad nagu... See tegelikult kõikide asjadega elus nii ju. Aga Sarah, ma ei leia, et see on üldse kuidagi arhitektuuriga tegemist. Ei, nagu... ma lihtsalt hakkasin praegu rääkima sellepärast, et miks ma hakkasin rääkima? Et tegivad need kõrvalised asjad, mis hakkavad aega võtma ette kavatsemata, ette arvestamata asjad, mis võtavad aega sellest planeeritud ajast. Kas see ei olnud su point?
et ala sa plaanid, et davai, ma teen maketi 2 tunniga valmis, aga siis tekib see, et mul ei ole liimi, poed on kinni ja siis nüüd asjad hakkavad nagu võtma aega järgnevate asjade ajast. Kas see ei olnud su point? Jaa, võib-olla oli jah. Ma ei tea, ma olen juba praegu nii väsinud. 4. päev koolis ma olen juba praegu väsinud. Okay. Ma kiirelt ütlen vahele ka, et polnud Adolf Hitler, kes ütles seda, et töö võtab nii palju aega, kui sa selle annad. Aga nagu see on ju elus, on kõikide asjadega niimoodi, et kui sa vähegi midagi teed, alati on need etteootamatused, nagu ka nendega saab planeerida kuhugi maani ja seal tekib, üks asi on see planeerida, okei, sa ei saa, et okei, aga mis siis, kui mul liimi ei ole, see on nagu teine asi, aga nagu alati on mingi lahendus, saad kas tatiga kinni panna või sa lähed, ma ei tea, muugid kuskilt sisse või küsid tädi Maialt või kust iga, alati on mingid lahendused ju. Ja nagu selles mõttes saab ju kõigega planeerida, et ma tean, et mul 2 tundi maketi tegemisega, aga alati on mingid asjad, mis juhtuvad, siis ma panen mingi suurema asja, mis iganes, et kas see käib kõik aja planeerimise juurde? Jah. Sa nõustud, okei, see nii ka? Ei, ma nõustun sinuga, et nagu kõikidele asjadele leiab lahenduse. Ei tea, kui head lahendused nüüd on, aga midagi ikkagi mõtleb välja. Ühesõnaga ajast lihtsalt ei tule välja, lihtsalt võib juhtuda, et ei tule jah, aga mina olen jälle inimene, kes nagu peab tähtpäevadest ja aegadest kinni ja mul tekib veel suurem stress, kui ma ei saa valmis õigeks ajaks. Mul on enne seda palju kergem stress, kui ma näiteks öösiti ei maga. See on palju kergem, kui pärast see, et ma ei saanud õigeks ajaks valmis. Mul on elus olnud neid hetki. Siiani mõtlen nende peale. Need on mu jaoks raske, saad aru? Jah. Aga miks me minust nii palju räägime? Kusjuures, kallid kuulajad ja vaatajad, Reimo ütles enne salvestust, et ükskõik, mis me täna räägime, me vaidleme teine teisele vastu. Nii et see on nüüd challenge. Ükskõik, mis ma praegu rääkisin, Reimo vaidles mulle vastu. Mu aju töötab nii niimoodi, et ükskõik, mida keegi ütleb. Siis ma nagu näen selle asja või nagu ma otsin vastand külgi. Ei, ma saan väga hästi aru, mis sa mõtled. Nagu... Ei, ma saan aru. Inimesed ongi erinevad ja nagu lähenevadki asjadele erinevat viisi. Kes tajub mingit stressi paremini, kes tuleb esitlusega... Osad inimesed, näiteks kui nad peavad tegema ingliskeelse slaidi esitluse, nad ei korda üldse selleks. Neil tuleb nii, vuristab lihtsalt, eks ole. Mina isiklikult ingliskeelega ma tunnen, et mul on vaja seda konkreetsust ja ma panengi iga lause paberile kirja. Ma õpingi kodus pähe neid, sest ma olen nii närvis, et ma pean teises keeles esitlema mingit teemat, mida ma just õppisin. Saad aru? Ma saan aru. Jah, ma ei tea isegi, miks ma ütlesin seda. Lähenemisviis või mida iganes. Ma ikka leian, et kogu aja probleem, see ei ole aja probleemi eksisteeri, on lihtsalt nagu planeerimisprobleem. Mitte kunagi ei ole päriselt aja probleemi. Nagu lihtsalt me ei tee piisavalt ohverdusi järelikult, me ei tee piisavalt mingid, see ei saa olla nii, et arhitektid siis meie koolis nagu arhitektuuri instituudis õpilased, et me lihtsalt kui sa tahad teha asju... Okei, tule siis arhitektuuri õppima. Proovi. Ja ma kuulen seda teistes nagu erialades ka, et kogu aeg õpin, ma ei jõua oma asju tehtud. Ma ei tea, milles see probleem on. See on lihtsalt planeerimis. Nagu see ei ole võimalik, et sa paned oma hommikust õhtuni aja kinni, okei, seal mingi söömist asjad ja et sa ei saa valmis, see ei meigi sensi lihtsalt. See nagu... Ei, ma saan aru sest. Ma saan aru, miks... Millest ma ei saa aru? Ei, ma saan aru, et teised inimesed ei saa aru minust. Appi, ma ei tea nüüd, kas ma räägin seda. Räägi muidugi. Kõike saab välja lõigata. Okei, kõike saab välja lõigata. Mida me ei tee. Igatahes. Oota, selle tegelikult lõikame välja. Räägi. Okei. See lause, mis ma just ütlesin, on ju. Et ma saan sellest aru, et teised ei saa aru, miks mul nii palju aega kulub mingitele asjadele. See tuli välja ka näiteks, see oli vist nüüd eelmine talv. Sa tahad öelda, mul on paks või? Ja loll? Ei, seda ma mõtlesin eelmine talv.
Lähme edasi. Ma ei saa nüüd tõsiselt võtta seda. Okei. Lähme järgmise mõtte juurde. See on nii ühine põhine. Sul see mõte... Mul läks see ühine põhisega. Et sa saad aru, millest teised ei saa aru. Jaa. Sul peas viliseb praegu või? Jaa, täiesti lõpp. Aldo, mul käib siin mingi plärin ja ma lihtsalt kuulen seda plärinat ja ma ei suuda keskenduda üldse nagu. Üldse. Sul ei ole või? Ei. Sul ei ole mingeid hääli peas või? Ei. Oota, anna mu kõrvaklapikuna. Alla? See häirib sind. Jaa. Ma räägin, erinevad asjad mõjutavad erinevaid inimesi erinevalt. Boom. Ja me oleme tagasi Eesti number 1 podcastiga, õhinapõhine podcast. Jaa. Reimo, aga räägi sina oma aja planeerimisest. Ma teeks kõrvale põikes, et see, mis sa ütlesid, et sa saad aru või sa said aru, millest teised ei saa aru. Issa me hüppame nii halvasti. Me tuleme kohe tagasi. Oota, katime korra, teeme katt. Nii, ja nüüd me oleme tagasi. Okei, igatahes. See, mis sa enne rääkisid, me olime teemal aeg. Aeg. Ja me tuleme tagasi ja lähme edasi raha peale või suhete, mis iganes, aga sa ütlesid, et sa said aru, millest teised ei saa aru. Oota. See oma tähtsust lihtsalt, sealt tuleb uus. Jah, et teised ei saa aru minust. Mis Okay. on täiesti okei. Jaa, see kõik teismelised tunnevad nii. Okay. Kõik teismelised tunnevad nii, maailm ei mõista neid. Mine pekki. Ole või? Igatahes ma tahtsin öelda, kas sa oled siukest, äkki ma olen varem rääkinud episoodis kunagi sellest, aga sellist psühholoogiline nagu, ta ei ole termin, aga ütleme siuke idee joharjaaken. Nii, räägi. Kõik asjad, kuidas me maailmas eksisteerime, saab jaotada niimoodi. Et on need asjad, mida meie teame enda kohta ja mida teised teavad. Ma tean seda. Tead? Okei. Siis seal on 3 nagu tavalist akent, ütleme, on see, mida näiteks, kui võtab minu asjad, mida ma tean enda kohta, mida teed sina. Võib-olla ma nokin tihti nina, ma tean seda ja sa tead seda. Siis on mingid asjad, mida ma tean enda kohta ja sa ei tea. Võib-olla kui ma üksi kodus olen, mulle meeldib nagu paljalt naiste korvpallivideot vaadata näiteks. Tõesti, ma ei öelnud seda, aga näiteks. Aga äkki. Siis on asjad, mida sina tead mu kohta ja mina ei tea. Ehk siis ülen maailm näeb minu kohta ja võib-olla ma kõnnin veidralt ja ma ise ei saa aru. Aga mu lemmik, need asjad, mida me ei tea ja teised ei tea. Ja, et minu arust seal on üldse palju huvitavaid asju ja lihtsalt mul sellega meenub see, mida sa ütlesid. Et sa said aru, et teised ei saa aru. Ja ma täpselt ei tea, mida ma öelda tahan ja kuhu see point viib. Aga minu arust see on nagu huvitav, sest see on nagu Pandora laegas, mida on nagu väga keeruline avada või kuidas saab üldse sellist asja avastada, sest minu arust sealt tuleb palju asju meie jaoks muutub ka näiteks see, et kuidas me näeme, et meie jaoks aeg on ära kasutatav või et me näeme, et okei, et meil tõesti ei tulegi tundidest välja, sest me ei ole kunagi kogenud seda, et need samad asjad, mis meil praegu ei tule välja, saavad tulla välja ja keegi teine ka ei pruugi teada, kuidas see tuleb välja. Aga mingi võimalus peab olema, nagu universumis eksisteerivad nagu kõik võimalused. Ma lihtsalt tahtsin mainida seda. Ei, see on väga lahe, et sa mainisid seda. Aga tead mis või? Ma olen 4 päeva koolis käinud ja mu aju ei võtnud seda kuigi hästi vastu, aga aitäh sulle, Reimo. Ei, ma arvan, mul ei olnud sügavalt pointi seal, see oli üks suur probleem. Ei, see meeldis mulle väga. Ei, mulle tõesti meeldis see, sest ma olen ise seda õppinud ja see oli huvitav. Aga kumb sa leiad on väärtuslikum? Mina ja sina. Siis mina. Aga aeg versus raha? Aeg versus raha. No... Ja miks? No, aeg versus raha.
no raha sa saad tagasi teenida, aga aega sa ei saa ju raha tagasi teenida. Noh, saad aru, mis ma mõtlen, on ju? Ütle nüüd jaa lihtsalt. Okei. Jah, minu arust seal on nagu see analoog ka, et sa saad nagu raha ja aja vahel, seal on nagu aega sa saad rahaks vahetada, aga raha tagasi ajaks ei saa, nagu minevikuks. Aga sa saad tuleviku ajaks selle vahetada, kui sa piisavalt palju teenid, siis sa saad mingeid asju, mis sul on vaja teha, nii-öelda delegeerida või raha eest lasta kellelgi teisel teha, et sul endal tekib aega juurde. Ja, okei. Aga ma tahaks midagi veel siis küsida, kui sa siukse võrdluse... Oota, aga mis sa ütlesid, mis väärtuslikum on, sest sa ütlesid lihtsalt, et... Mina ütlen, et aeg on väärtuslikum. Aeg on väärtuslikum. Kas sina nõustud minuga? Ma lihtsalt niisama, nagu lihtsalt sellepärast sa ütled, et aeg on väärtuslikum, et raha saab tagasi teenida ja aega ei saa. Jah, ma ei saa kunagi olla jälle 15. Oi, siis oli nii lahe. Ma olin... Seal on ka palju nagu... mis väärtus on lihtsalt 15 olemisel. Samamoodi meil on võrreldes praegusega 15-selt väga palju vähem teadmisi, väga palju vähem kogemusi, väga palju rohkem võib-olla hirme, ärevusi. Ma isiklikult, ma ei tahakski 15 olla, mitte kunagi uuesti. Miks? Nii tore, ma suutsin nagu trepist käia nagu normaalne inimene, ma ei hakanud ähkima, ma ei hakanud puhkima. Ma olin oma elu parimas vormis ja no mõistus ei olnud mul veel nagu kohale jõudnud, kas ta üldsegi praegugi kohale jõudnud on. Aga lahe ju. Reimo, ma olen nii väsinud. Keegi me ei hakkaks trepist üles minnes puhkima ja ähkima, kui me kaalume mingi 32,5 kilo. Seal ei ole nagu kedagi trepist üles nagu lükata üldsegi sellist. 32 jalad kilo? Kõnnivad lihtsalt oma... Kes sul 32 kilo ja 15 on? Ma ei tea, sa. Aga igatahes ma ütleks, et nagu, või noh, ma tooks sulle siis sükse hüpoteetilise olukorra, et näha, kas on aeg alati nagu väärtuslikum kui raha, sest mõtle nii. Ütleme, ma olen kodutu, mul ei ole tööd, ma ei anna ühiskonnale midagi ja ma ei teen endale midagi, ma ei vii taaratki ära, ma käin vargil ainult. Ja nüüd see aeg, nagu mul on väga palju vaba aega varastamise kõrvalt, siis, või no mis iganes tegevuse kõrvalt. Nagu tollel hetkel, kui mul oleks raha, ma saaks nii palju asju teha. Ma saaks lennata kuhugi, ma ei tea, Kanaaridele, ma saaks ehitada mingi koolimaja, anda ühiskonnale tagasi, nii palju asju. Aga see aeg, mul on nii palju aega käes, see on nagu, ma ei näe, et seal olukorras aeg oleks nüüd väärtuslik või üldse mingi kasu sellel ajal oleks. Ma saan aru sest. Ma saan aru. Aga sa jääd kindlaks, et aeg on väärtuslikum kui raha? Okei, nüüd oleneb nagu kontekstist nagu. Elu. Kas te nüüd kuulete hääli või? Kuulajad ei kuule seda, see ei pea sellepärast muretsema. See lööb õuest. Ei, ma saan aru, Reimo, mis sa tahad öelda. Okei, see on see nõustumine, siis on mõistmine ja siis on nagu see peegeldamise osa ka. Kaasa rääkimine. Ei, ma saan väga hästi aru. See ongi, ma arvan, oleneb kontekstist, mida sul tol hetkel rohkem vaja on elus. Ja siis sa teed selle vastuse. Aga kui hakata mõtlema natukene sügavamalt, siis ma arvan, et iga inimese jaoks on see vastus erinev. Kõigil on erinevad elud, erinevad tahtmised, erinevad soovid, mis on kellegi jaoks olulisem ja täpselt nii ta vastabki, mis on tema jaoks olulisem. Ma arvan, et sellel ei ole õiget ega valet vastust. Mulle meeldib üks mõte, mis käib nii, et me ei taha keegi, et meil oleks palju raha. Meid isegi ei huvita raha. Me tahame lihtsalt neid asju, mida saab raha eest. Mõst see on huvitav ja lahe. Ja see on nii tõsi, kui mõtlema hakata. Kas sa nagu ka vahepeal lähed nagu mõttega kaugemale või? Nagu et pinnapealsest mõttest sügavamale. Jah, lähed, kaod nagu ära, sa nagu näiteks räägid mingit teksti ja ma lähen kuhugi
nagu ja nagu ma lähen nagu merepõhja, eks ole. Ja siis sa oled nagu, aga Saare, mis sa arvad sellest? Ja siis ma olen mingi, millest ma arvan, mida ma... Kas sul on ka sama tunne praegu? Ma ei tea, kas sa praegu kirjeldad seda, kui kellegi teise mõttega ei suuda kaasas püsida või... Ei, ma kirjeldan seda, et see teema paneb nagu, see on nii laialdane, see viib sind nagu igale poole. Ja see, et see viib sind igale poole, siis nagu see nii kaua, kui sina näiteks räägid, ma suudan, ma ei tea, 5 mõtet veel läbi mõelda. Ja siis tood mind tagasi pinnale. Saara, mis sina sellest arvad? Kas sul on ka praegu niimoodi või? Või ainult mina? Ma kunagi lõpetasin selle tegemise samal ajal. Kas ajal. sa saad seda nagu valida, kuidas... Fookust. Jah. Ei, mitte okei, jaa, tõsi fookus, jah. Aga, ja okei, kas sa nagu treenisid seda nagu mediteerimisega või? Ei, ma lihtsalt ükskord otsustasin, ma mõtlesin, et ma nii tihti nägin, et kui räägid kellegagi, ja kindlasti see tuleb sellest, et ma räägin nagu väga kiirelt ja paljud seosed on nii abstraktsed, et teised ei pruugi mõista, kuidas ma nagu mõtete vahel hüppan või mingi ideede vahel hüppan, et kui teine ei ole kaasas ja kui sa ei veendu, et teine on kaasas mingite asjadega niimoodi näiteks, et sa praegu saad aru, mis ma mõtlen, eks? Ma saan nii hästi aru. Aamen. Et kui nagu ma lähen nii enda pähe, ma ei jälgi, kas teised on kaasas ja siis üks hetk, kui keegi ei ole enam kaasas, sa ei saa enam tagasi, lihtsalt sa oled nagu paadilt korra maas, sa ei saa sinna tagasi ja siis lähebki minust mõte rändama. Kas sul on niimoodi ka olnud näiteks, et oled mingi seltskonnaga koos ja sinu mõte nagu areneb sellest teemast, millest te räägite, areneb edasi ja siis sa ütled midagi enda meelest meeletult naljakat, mis läheb selle teemaga kokku, aga keegi teine ei tulnud ju sinu mõtte nagu maailmaga kaasa ja siis nad on mingi, kas sul nii on ka? Ma proovin nagu peas meenutada, kas mul tuleb midagi meelde. Mul on tihti, et inimesed kaovad ära, sest ma ei veendu, et kas nad nagu muu mõttekäigu osaga on kaasas, sest ma tihti, kui ma väljendun mingit mõtet, ma nagu jauran sellest suht nagu võrdlemisi pikalt. Ja nagu kui ma ei tee pause, sest ma räägin kiiresti, siis on nagu väga raske kaasas püsida, isegi et ma ise saan aru ja siis on nagu see reaktsioon, see ei pruugi nagu naljakas olla. Aga üleüldse, et nagu ka praegu nagu ma räägin ja kui sa ütled, et sa jõuad 5 mõtet mõelda, siis see ongi see, et tõenäoliselt sa ei saanud nagu mu mõttest mingi hetk aru, sa nagu lasid sellest lahti, sest aju ei suuda lihtsalt olla sükses nagu kaoses ja siis tekivad need oma mõtted pähe. Mõistad, mis ma mõtlen? Yeah. No ühesõnaga. Ei, ma mõistan küll. Ühesõnaga, tulles tagasi, mis sa enne küsisid, kas ma õppisin mingi, ma just on lihtsalt fookus, sest ma märkasin, et kui ma räägin midagi, kellega pead vestlust ja räägin midagi ja teise silmad hakkab kuskil ringi käima ja sa saad aru, et ta nagu, kas proovib nagu näidata, et ta kuulab või ta on juba läinud. Ja siis sa saad aru, et ta on juba läinud ja siis sa nagu sa teadvustad endale, et ta on läinud ja siis sa proovid oma, sa hakkad mõtlema, et kas su jutt on tõesti nii igav või kuhu ma peaks selle jutuga triivima, et saada tagasi ta fookus või kas mul on üldse vaja ta fookus tagasi. Äkki ma lõpetan selle jutu ära ja jätan ta sinna paika ja lähen oma eluga edasi ja tema oma eluga edasi. Saad aru? Päris huvitav. Jah, aga minu arust seal ongi, meil tekib see võimalus ennast parandada, sest kui me oleme piisavalt nii-öelda tundlikud või siis emotsionaalselt intelligentsed, sotsiaalselt ütleme intelligentsed, siis tegelikult me ju tahame seda olukorda parandada. Teine inimene ei ole kunagi süüdi, sest kui sa räägid ise niimoodi, et seda on lihtne mõista ja selle mõttega on lihtne kaasas püsida ja see on teise jaoks ka huvitav, sest kui sa oled, kuidas ma ütlen, kui sa oled kui sa huvitud teisest inimesest, siis sa huvitud sellest, et tema saaks samamoodi aru või vähemalt piisavalt lähedaselt aru seda, mida sa mõtled. Et näiteks, kui me räägime mingi karudest, pruunidest karudest, kes Eestis elavad, ja minu jaoks on huvitav teema, ja nagu, kui ma huvitun sellest siiralt, et sul oleks huvitav, kui ma huvitun sellest, sest ma usun, et kõik inimesed huvituvad sellest, kui nad oma nii-öelda mitte puudujääkidest, aga nagu oma hirmudest asjadest mööda saavad, siis see ongi nagu selline
service mindedness või et sa tahad teistele head, sest sa tahad teistele head, sest sa tahad endale head, sest sa oled ise sama, mis on kõik teised, kõik on võrdsed ja siis sa lihtsalt tahad, et kõigil oleks hea. Kui sa tahad, et kõigil oleks hea, sa tahad, et teistel oleks ka huvitav, kui sul on huvitav. Nõustud? Ja siis ongi näiteks, kui me räägime pruunidest karudest, siis on, kui ma hakkan rääkima, et oled pruunidest karudest kuul, siis ongi, et see on huvitavad üldse pruunid karud või? Sest kui ma selle kohta ei küsi, siis nagu see on nagu isekas käitumine või siis see on nagu mingi asi, mida ma ei märka enda juures, et oota selle praegu lappesse. Ühesõnaga, kui ma kogu aeg hoian silmas seda ja huvitun sellest, kas teisel on ka huvitav, kas teisel nagu okei olla, see ei pea olema vestlus, see on kas või see, et keegi on külas, et süüa tahad midagi või? Ja. Ma saan aru, mis sa mõtled. Ühesõnaga, ja nüüd tulles täiesti tagasi, et nagu minu arust, kui peame vestlust ja meil läheb mõtte rändama, siis on 2 osapoolt. Esiteks see nii-öelda saatja, see, kes räägib midagi, tema kohustus ja tema nagu vastutus on alati nagu parandada seda, kuidas ta nagu seda oma infot edasi annab. Mitte lihtsalt nagu rääkida teise peale niimoodi, et nagu sa viskad mingi ämbirtäie värvi või ämbirtäie mingit asja lihtsalt, et vaata, mis pidama jääb. Ja samamoodi teise osapoole nii-öelda kohustus, vastutus on olla aus, kas sa nagu, kui sa ei mõista midagi, küsida nagu koolis. Ja, aga ta küsib alles siis, kui ta nagu aksepteerib sind või tunneb huvi su vastu või austab sind. Kui tal on savi, siis ta on mingi, davai, tšau. Kui ta ennast ka austab, siis ta annab sellest kohe mõista. Seal nagu tekivad hirmud ja asjad, et minu arust seal ongi kahepoolne vastutus. On nagu vestlejal ja see ei ole nagu ma räägin mingi, et nii maailmas ongi, lihtsalt minu jaoks on nagu mu peas vähemalt on loogiline. See, et kõigil lasub 100% vastutusest. Kunagi ei ole, et ma ei tea, kui me vestleme, et minul on 80% vastutusest, et see vestlus oleks, ma ei tea, huvitav ja sinul on 20%. Minust on, mul on 100% ja sul on 100%. No see võiks olla kogu aeg nii. Aga minust ongi nii. Aga see tegelikult ei ole kogu aeg nii. Sest minu meelest osad inimesed on kinnisemad ja nad ei suudagi ennast rohkem anda 100%. Nad ei suuda anda 100%, sest nad ei taha või nad ei ole sellised inimesed, et anda ennast nii palju. Okay. Ja see ei ole nagu halb. Ma ei ole nagu... Mul on olnud neid hetki, kus mina pean vestlust üleval hoidma. Sellepärast, et nad ei ole lihtsalt sellised inimesed, kes ise esitaks küsimusi, kes you know what I mean? Ma mõistan täiesti, mida sa mõtled. Siis ongi nagu see olukord, kus see, kes on rohkem nii-öelda neid protsente väljastanud, tema ülesanne ongi hoida seda vestlust mingis mõttes üleval või nagu saada see, mis ta lõpuks tahab. Miks ta üldse läks vestlema 20%-lise inimesega? 100% inimene saab siis sellelt 20% midagi kätte, mis ta tahtis ja jätab viisakalt hüvasti. See 20% ei pruugi alati sulle 100% vastu anda. Ta lihtsalt ei ole võimeline selleks. Okei, ma näen, mis sa mõtled. Ma lihtsalt, siin on nagu see nüanss, et see, mida me peame 100%, kui see tuleb ainult nagu meie seisukohalt või ta on nii-öelda mida me kujutame ette 100%, kui me kujutame ette, et 100% näiteks vestluses on see, et ma seisan nagu sirge seljaga ja ma kogu aeg räägin süksel nagu hästi, kuidas sa ütled, süksel nagu dünaamilisel toonil ja kõike seda ja väljendan ja vaatan täiesti olen avatud ja midagi. Et ma ei leia, see ei tähenda ilmtingimata 100%, see ühe kellegi jaoks võib väljenduda sellisena, aga võib-olla teine inimene ja mitte võib-olla päris kindlalt inimene, kes, kui sa ütled, et on kinnine ja sedasi, peaasi, et ta enda, kui ta päriselt võtab vastutuse, et tema jaoks see vestlus näiteks oleks huvitav, siis tema 100% võib teistsugune olla. See on subjektiivne selline. Et iga inimene saab defineerida seda 100% erinevalt. Ja, kas sa proovid alati nagu seda olukorda paremaks teha, kui sa tunned, et okei, see on nii ebamugav, ma ei taha seda vestlust pidada, kui sa nüüd oled nagu vait, sa ei väljenda seda, siis sa nagu valetad iseendale, sa ei respekti iseennast. Kui sa nüüd võtad ennast kokku või nagu vähemalt proovid teha nii, et seekord see ebamugav vestlus oleks tunni aja asemel 59 minutit, sa tegid mingi sammu, mingi väikse sammu. See on nagu, see ongi vastutuse võtmine ja see ongi see, millest ma räägin, et mõni inimene võib-olla lõpetab kohe ära, et me räägime mingi, me räägime praegu rahast, kuidagi läks sealt vist... Nüüd me räägime juba suhetest. Tõesti, me räägime suhetest. Et aga see, et me midagi ette võtame ja oleme ausad enda vastu ja respektime ennast sama palju kui teisi,
see, kui me midagi ette võtame, ongi märk vastutuse võtmisest ja sellest vastutusest ma räägingi, et on alati 100%. Nagu samamoodi mingi suhetes, nagu kui võtame romantilise suhte. See ei ole kunagi nagu, kui tuuaks neid protsente välja, ma kohe lõpetan selle mõtte, kui tuuaks protsente välja, et jaa, et me proovime, et oleks 50-50 ja mõnikord, kui teisel on raske päev, siis ma olen 80 ja ta on 20 ja mõnikord ongi nii, et mina olen 100% ja tema on 0%. See on ka arusaadav, aga need nii-öelda, millest me tegelikult räägime, on nagu kuhugi maani erinevad asjad. Need on nagu, inimesed võtavad nagu lähestikku selliseid abstraktselt mõõdetavaid asju, et alla panus suhtes. Näiteks öeldakse, et seal on mingi ükskord, need on dünaamiliselt, et mõnikord on ühe panus 80 ja siis teise 20 ja siis teisel 100 ja 50. Aga nagu vastutus, ma leian, on alati 100%, nagu ükskõik mis, nagu kui me jõuame... Ja vastutus on kindlasti ju. Aga samas on ju siis suhtes vastutus. Ei, jah, ma seda mõtlesingi. Okei. Nõustad, kurat, sealt ei saa kuidagi. Ma räägin, Reimo tahab kiusata mind täna. Aga ma tahaks küsida seda ka, vaata, sa küsisid, kas aeg või raha, aga kas raha või armastus? Okei, kui sa siukse sõna ette võtad, siis defineerime kõigepealt ära, mis on armastus. Minge pekki. Ei, päriselt. See on nagu nii ülekasutatud ja sõna, ma arvan, päris armastust maailmas eksisteerib nii vähe, et seda sõna ei tohiks isegi kasutada. Okei, ma vist ei viitsi nii kaugele minna selle armastusega. Ma leian see, mida tavaliselt öeldakse, armastus on armumine. See on lihtsalt see intensiivne tunne, see armumisperiood. See jätab meile mulje, et see on armastus. Tegelikult ma arvan... Reimo, kas sa oled kunagi armunud olnud? Armunud, jah. Aga kas ma armastanud olen? See on juba parem küsimus, mille vastust ma isegi ei tea. Millele sa viimati armunud olid? Ma armun suht iga päev, ma pean ütlema. Ja millesse sa täna armusid? Millesse? Kellesse? Kellesse? No ma arvan, et eks teel kooli tuli palju inimesi vastu, kellesse võisin armuda või kuskil Tinderis või kus iganes. Kas sul on Tinder? Joo. Mis seal on? Seal on inimesed ja siis saad seal swipe'ida niimoodi vasakule paremale, et kes välimuse või... Kas sa teed niimoodi ka swipe'id kogu aeg paremale lihtsalt? Muvi pärast millegi kuskil, ma vist olin Serbias ja siis tuldi ühtegi matši ja siis ma lasin niimoodi, ma ei viitsin nagu isegi vaevuda lugema midagi, siis mõtlesin, et ma teen oma igapäevased need limiidi täis lihtsalt kõik paremale ja siis... Kas sa oled kunagi Tinder date'il käinud? Joo. Kuidas oli? Pull. Nagu need on alati alguses, no eriti just nagu kui lähed nii-öelda uue inimesega. Mõst need on nii huvitavad, sest see on, ma peaks ütlema nagu üks ärevamaid asju mu jaoks, ärevust tekitavaid asju, sest see nagu, see on nii palju teadmatust, et see mõte juba sellest paneb nagu peopesa digistama ja nagu, et jah. Kas sul on mingi lahe lugu ka rääkida? Mis on juhtunud Tinder date'iga? Jaa. Kas sa räägid? Jaa, mul oli. Jumal lõbus, okei. Ma ei tea, ma lihtsalt olen kuulnud väga huvitavaid lugusid teistelt. Okei. Ma ei tea, kui ekstreemset lugu sa ootad, aga eelmine aasta suvelegi ma nagu Tinderit kasutasin lihtsalt nagu, ma ütleks ego boostimiseks, et saad mingi matchi, ma isegi kirjutanud enamustele või kellelegi, mitte mul mingi väga palju match oleks tekkinud. Ja siis ei kirjutanud, aga siis millegi mõtlesingi, et nagu see on kõige pointlessim asi üldse, kui ma võtan selle aja, et kasutada mingi Tinderit, siis tõenäoliselt mu eesmärk on nagu leida sealt kedagi või midagi huvitavat enda jaoks. Ja siis mõtlesin, et okei, ma kirjutan kõigile, nagu absoluutselt kõigile, kellega match tekib midagi, sest nagu vahet ei ole, kas see on nagu hea või halb või pask või sealt ei tule üldse midagi või teine ei vasta. See oma tähtsust, siis ma olen enda poolt teinud mingi enda pingutuse. Poolt panuse teinud, jah. Täpselt, et see vastutus jällegi vaata, et ma olen võtnud mingi vastutuse. No ja siis ma kirjutasin. Ja
ja siis oligi ühe tšikiga nagu rääkisime nagu paar lauset jõuavad vahetada ja järsku on nagu wall of text lihtsalt tuleb nagu siuksed pikad tekstid. See oli, et okei, pull ja siis oli kuidagi set-upisime. Kõigepealt, mulle oli pikalt nagu stigma üldse mingi Tinderi-laadsete toodete vastu, et sealt kaudu matchida, siis juba mõte jõuab sinna kerida, et nagu kui sealt peakski tekkima keegi nagu nii-öelda tüdruksõber või keegi, siis mida teised arvavad nagu sellest, ma ei saa, nagu aju jõuab nii kiirelt sellise mõtteni, et nagu see juba panebki tegema selliseid käike, et Tinderist ei saakski mingit asja tulla, et siuke nagu... Oota, mis mõttes, et mis teised arvavad sellest? No näiteks, et kui ma leian kellega omal Tinderist. Nii. Ja siis, no ütleme, sa kohtud ka temaga vaata, ja siis, et kus kohtusite vaata. Ja siis nagu mu peas juba tuleb, enne kui see olukord jõuab tekkida, et aga kui ma pean kellelegi selgitama, et kus me kohtusime, see on Tinder, see on nii awkward, et ma parem nagu ei anna Tinderile võimalustki, et ma lihtsalt kogun seal match'e, et ma saaksin ego boost'i. No ja siis mu aju käiski niimoodi või eks ta käib praegu ka. Ja siis ühesõnaga selle ühe tšikiga nagu rääkisime ja siis mõtlesin, et davai, et nagu tundus, et põhimõtteliselt ta ei kirjuta seda välja, aga tahab teidile minna. Ja siis ma kirjutasingi, et lähme teidile, mis iganes, siis me läksime, see oli kuidagi mingi pool naljaga, ütlesin, davai, ma ütlesin kell 6. Siis ta küsib hommikul või õhtul, siis ma hakkasin mõtlema huvitav et davai hommikul. Ja siis lõpuks nagu tegime selle järeleandmist davai kell 8 hommikul kuskil laupäevane päeval ja siis läksime Stroomi randa ja... Läksitegi hommikul või? Ja ta tegi pannkooke, ma võtsin mingi teki ja ma ei tea, maasikaid või vinna, hui teab. Ühesõnaga läksime sinna, et rääkida, chillida piknik. Ja siis räägime, pull, mingi 4-5 tundi seal ja siis käisime veel teisel teidil ja äkki oli 3 ka, ma ei tea. Aga ta rääkis nii palju, nagu eriti just kuskil chatis, nagu ma isegi küsin midagi, siis tuleb nagu seina täis tekst, lihtsalt tuleb ja tuleb. Ja siis mingi see hirmul väike poisike minu sees otsustas, et ma ei julge talle öelda, et see mulle pinda käib, aga ta ise jõudis kirjutada, sest mu need vastamisajad läksid aina pikemaks ja ma ei vaadanud. Siis ta ütleb, et kui see hirmutab sind, et ma nii palju kirjutan, siis ma ei ole desperate ega midagi, mul just meeldib hästi palju rääkida. Siis ma millega vastasin, et ma saan aru, et kõigil on nagu erinev vestlusstiilid ja mõnele meeldib rohkem rääkida, mõnele vähem, kuigi tegelikult ta tabas oma selle ütlemisega naelapea pihta, sest see tekitab tunde, et teine on nagu desperate, kui sa nagu kogu oma elu ja päeva tegemisel viskad minu pihta, siis mis sul veel elus? Nagu... Sa lihtsalt nii väga meeldisid talle ja ta tahtis su tähelepanu. Ma ei tea, igatahes ma ghostisin teda, sest ma ei julgen nagu mehemoodi seda olukorda lahendada ja siis ma suht kohe pärast seda läksin ühe teise tüdrukuga teidile ja siis me olime ei, see oligi mu teine teit ja siis ühesõnaga Jeesus, me oleme tund aega juba rääkinud, see asi läheb vasti kokku ühesõnaga ma lõpetan selle loo kiirelt ära ühesõnaga siis ma olin selle ta oli Mehhikost pärit siis me käisime temaga teidil ja jalutasime vanalinnas okei. Ja siis ma kõnnime, õnneks oli väga lai tänav ja siis kõnnime ja siis ma vaatan, kes tuleb vastu. Ei keegi muu kui see, keda ma kohustasin. Ma mõtlesin, no ma ei varjanud pilkuga midagi, siis nägin tedest, ma olin, siis ta oli nii nagu jahmunud või nagu ahu eitas, kui nagu keegi üldse kunagi ahu eitanud on, siis ta lihtsalt vaatas nagu bro, what the are you doing? Ja siis lihtsalt läks ja siis see olukord jah. See kirjutas ka pärast sulle või? Ei. Siuke lugu. Kas oled täheldanud, et tänane osa on olnud väga kaootiline? Kas see häirib sind või? Ma ütleks, ta väga kaootiline on. Minu jaoks oli küll, ma olin nii väsinud, ma ei suutnud üldse sisse elada. Minu meelest selle episoodi peaks kuskil, ma ei tea, poole pealt ära lõikama ja siis selle lõppu jätma. Kuigi see lõpp on ka nii veider. Meta-analüüs. Meta-podcast on see. Ma ei tea, mis asi see on. Ja ärge unustage, kõik kuulajad, kes te veel alles olete, te kuulate Eesti number 1 podcasti. Jep. On sa ütlesid sul mingi mõtteid veel suhete teemal?
kui sa lõpetad selle mõtte. Ma tahaks midagi head kuulda, Reimo. Ma tahaks nagu midagi spice'it kuulda. Ma tean, et Tanel oskab seda nii hästi, kuidagi ta saab nagu igast nagu vestlusest kõige parema informatsiooni kätte. Kuidas ta teeb seda? Ma tahan ka niimoodi teha. Sama. No, mis ma teen siis? Ütle mulle. Sina oled temaga kauem koostööd teinud kui mina. Et kuidas tõmmata teemast see välja... Mis on intrigeeriv siuke... No, kas need teemad su enda jaoks üldse on huvitavad, millest me praegu rääkisime? Jaa, aga ma ei oleks mitte kunagi niimoodi rääkinud, nagu ma täna rääkisin. Kuidas sa rääkinud oleks siis või mida sa mõtled? Ma oleks kuidagi teisiti lähenenud. Aldo on nii väsinud meist. Aldo on meie Jamie, kui keegi siit... Ma juba alguses ütlesin, et ma vaatan kogu aeg sinna, sest ma vaatan Aldot. Mul on nagu Aldo heaks kiitu vaja. Jaa, Saara, see on väga kootiline osa. Mis sa teistmoodi oleks rääkinud või mis sa teistmoodi oleks nendel teemadel rääkinud? Ma ei tea, nagu kui ma olen üliõpilane, siis ma tahaksin kuulda sellest episoodist midagi spicy't. Aga mis on spicy, ma ei tea. Ma olen nii vanaks jäänud, ma nagu ei jaka neid biite vist enam. Teeme uue episoodi. Okay. Tere tulemast vaatama Õhinapõhise podcasti. No okei. Ma arvan, et need teemad on praegu läbi saanud, see asi on ammendanud ennast. Ma panen outro käima. Ei oota, mul on nii palju öelda veel. Eetrivaikus. See on nii lappes osa. Lappes, hei. Igatahes. Oih, olen. Aitäh kuulamast, meie kõik kuulajad, meie kõik vaatajad. Täna meil saates oli Saara, meil saates oli Reimo. Ja te ei näe teda enam mitte kunagi. Sellepärast, et ma olen väga pettunud tänase osa üle. Okay. See oli nii lamp, kas sa ise kuulaks seda või? Jaa. Tšauki! Aldo kuulab või?